Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Eetris on Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris igal neljapäeval või antud juhul siis kolmapäeval, sest et neljapäev on punane päev ja räägime Eesti, vahel ka maailma tippspordist nii, nagu meile seda meeldib teha, särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Karl Juhkami ja Jarmo Jagomägi. Mina olen Ott Järvela ja me alustame Staar. Pressisektori seekordseks staariks on Rapla korvpallimeeskond eesotsas oma noore peatreeneri Brett Nõmmega. Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeria Rapla ja Pärnu vahel kujunes oodatult tasavägiseks. Jarmo, sina küll tõsi ei oodanud eelmine nädal, et see nii tasavägiseks kujuneb. Me siin korvpallispetsialistid Karliga me teadsime ette, et 5 mängu on vaja ja lõpuks see 5-mänguline seeria kulges niimoodi, et kõik mängud lõppesid kodumeeskonna võiduga ja Rapla 3-2 seeriavõiduga pääses siis poolfinaali, kus läheb vastamisi tiitlikaitsja BC Kalev Cramoga. Pärnu peab aga esimest korda pärast 2016. aastat Eesti meistrivõistluste poolfinaale kõrvalt vaatama. Jätame siis 2020 koroonahooaja kõrvale, kui sõelmängud sootuks ära jäid. Aga mida, Jarmo, sellest veerandfinaalseeriast nüüd järeldada nii ühe kui ka teise meeskonna kohta? No, alustame sellest, et tegelikult see oligi natuke naljakas seeria, sellepärast, et oli küll 5 mängu, aga millegi pärast kodus olid kõik mängud üsna ühepoolsed. Okei, Rapla hakkas Pärnus rohkem vastu kui Pärnu Raplas, aga ikkagi need vahed olid üsna selged. Et seeria oli küll tasavägine, aga mängud mitte. Jah, just, et sellises mõttes natuke naljakas tendents ja tegelikult Rapla läbi hooaja kodus vist oli nüüd Pärnu vastu 7-0 lõpuks ja kõik mängud olid üsna kindlalt, et selles mõttes Eestis tavaliselt see koduvälja efekt nii suurelt ei tööta, aga siin millegi pärast töötas ja Rapla oli kodus ikkagi väga võimas ja kui nüüd Rapla poolt vaadates, siis sellise agressiivsuse ja kodumängude intensiivsusega võivad isegi Kalev Cramole natuke võib-olla peavalu valmistada, aga võib-olla see on natuke liiga ambitsioonikas nii-öelda ennustada. Tegelikult me mainisime siin ka ära, me ei kiida mitte ainult Rapla Utilitast, vaid ka Brett Nõmme, kes siis ju üleeile tähistas meil siin 31. sünnipäeva, mis, olgem ausad, parim mängija iga, aga tahaksin natuke naljatada, et äkki hakkab isegi küpsema treeneriks, sest et 2. aasta treenerina ja nüüd on ta siis 2 aastat järjest suutnud veerandfinaalseerias selle 5. otsustava mängu enda kasuks suutnud kallutada. Eelmine aasta oli TalTechi vastu vist see veerandfinaalseeria. Et see näitab nii mõndagi, kuigi alati on nagu see küsimus, et tööd treeneril on ju teatavasti tehtud tellija materjalist, aga tänavu ta sai ju meeskonda ise komplekteerida, ehk siis nüüd on nagu nii-öelda tema pitsar selle meeskonnal selgelt nagu suurem. 5. mäng ei ole tellija materjalist. Kui on seeria 5. mäng, siis järelikult on selles duellis piisavalt palju sportlikku pinget ja ainest, et selles 5. mängus enam see tellija materjal ehk mängija materjal ei saa määravaks. Seal on vaja ju võistkond muud moodi võidule aidata, seal hakkavad mängima muud jõud. No, Brett Nõmm on väga tore ja tark mees, minust umbes 2 kuud noorem, oleme noorteklassides palju platsi nii-öelda nühkinud üksteise vastu ja kõvasti madistanud, aga jah, ta on ütleme ikkagi väga kõval tasemel treener juba, ta on ütleme väga palju Heiko Rannulalt õppinud, ta ei ole salanud seda ka, seal on tema käekirja, aga samas on ka oma nägu seal sees, et võib-olla Nõmme puhul ongi praegu kõige nii-öelda probleem on vale, aga see, kuidas leida sellist tasakaalu selle vahel, et kõik see nii-öelda oma teadmised ja mõtted nii-öelda mängijatele edasi anda versus siis see, et mängu nii-öelda lihtsustada, et ta siin viimase ütleme selle mängu järel ütles ka, et me läksime siin viimases 5. mängus natuke lihtsamaks, et mitte liiga palju infot anda ja see tihtipeale aitab, et Heiko Rannul on seda võtet ka nii-öelda kasutanud, et seal alati ei pea kõiki oma neid ideid ja videost nähtud nii-öelda lauale panema, vaid sa pead olema ka õigel hetkel nii-öelda lihtne. Vaadates natuke ettepoole ka siis, kas Kalev Cramo vastu, sa ütlesid, et võiksid vastu hakata, aga tegelikult saavutus oleks vist see, et kui 1-2 mängu oleks nagu, ütleme, kuni 4. veerandi keskajani nagu võrdse heitlusega, et päris hammustada neid. No, Rapla hakkab pronksiseeriks valmistuma. Jah, võib-olla ühes mängus läheb nii-öelda madinaks, aga selles mõttes eelmine aasta on hea näide, et Nõmm ja Rapla tulid sealt 5 mängulisest seeriast läbi ja siis nad kaotsid vist kõik mängud seal 2-3-40-ga, et seal isegi nii-öelda andis need mängud rahulikult ära ja eilne see mänguargne esimene kommentaar oli ka, et meil on praegu Krumits vigane, meil on Laane vigane, et esimese mängu annab mängumees nii-öelda ära, et esimest me võtma ei lähe ja sealt võis nagu järeldada, et
natuke mõeldaks juba sinna, ütleme, pronksiseeriale, aga ma ütleks, et sel aastal on see Rapla lähemal Kalev Cramole, kui eelmine aasta see nii-öelda vahekord oli. Okei. No see, et niimoodi pronksiseeriale mõeldakse, oleme ausad, see on see on tark isegi, ma ütleksin, sellepärast, et lõppkokkuvõttes mäng käib selle peale, kes saab medali ja kes mitte. Ja Raplal võib olla seal 1-2% võimalust Kalev Cramost kuidagi jagu saada, aga võimalus võita Eesti meistrivõistluste pronksmedal on oluliselt suurem ja on mõistlik ju teha panused sellele. Räägime 2 sõna Pärnust ka, tõesti esimest korda üle pika pausi, viimati 2016 nad poolfinaalis ei osalenud. Mida see Pärnu klubi jaoks võib tähendada? No, paistab, et nagu ei võta vedru välja, et Johan Kärbilt ei anna vedru välja võtta. Jah, et vaadates, kui vihaseks eile Johan Kärp läks, siis see on mõistetav sellepärast, et variant ju lõpuks oli olemas, kui 5. mängu jõuavad. Aga kui nad nüüd võtavad rahulikult hoo maha, mõtlevad tagasi, mis siin sai hooaja jooksul tehtud, siis tegelikult siit hooaja teisest poolest võiks võtta positiivselt kaasa, sellepärast et nad panid kohe hooaja alguses ämbrisse ukrainlasest treeneriga, kes rikkus seal poolte või rohkemate mängijate tuju. Sinna maeti kõvasti raha alla. Ilmselt sellepärast pidi ka Kristjan Evart ainult siis nii-öelda pooliku abitreeneriga läbi ajama. Gert Kullamäe on selline nii ja naa seal, et ta ütles ka mängu ajaks intervjuus, et järgmisel hooajal ta on jätkamas ja siis oleks kindlasti vaja staffi suurendada ja siis tuleb see komplekteerimine ja kõik muud asjad järgi. Et ma arvan, et kui nad rahulikult järgi mõtlevad, siis siit tuleks nii-öelda positiivselt kaasa võtta. Ei ole mõtet paanikasse sattuda. Evart tõestas, et temas on treeneri ainest. Ta tegi täpselt sama teekonna läbi, mis Brett Nõmme eelmisel aastal, ehk siis võttis katkise võistkonna üle nii-öelda, tegi seal enam-vähem korda. Nõmme saavutust napilt ei korranud, ehk siis jõudnud poolfinaali, aga midagi sarnast on seal õhus ja ma arvan, et kui nüüd rahulikult võtavad ja mõtlevad, siis sügiseks saab ilus asja kokku. Kusjuures tuleviku nooti saab tegelikult ju kasutada ka Rapla poole peal, sellepärast, et sa tegid siin, Jarmo, nädal-2 tagasi Jaak Arbiga intervjuu, et mis saab Raplast nagu edasi, et seal on ka natukene, ütleme nii, aurude peal see korvpallibuum nagu elamas. Samas see poolfinaali pääsemine on nagu selles mõttes nende jaoks nagu hädavajalik ja mis enne kõike. Ma nüüd ametliku protokolli pole vaadanud, aga kui uskuda ETV spordiuudiseid, siis 1000+ inimest. Ja see Rapla, ka visuaali põhjal seal oli ikkagi, meenutas, ma küll õndsalt sotsialismi aega ei mäleta selles suhtes, aga nagu vana Kalevi spordijal, et kõik nagu vahekäigud olid ka täis istutatud inimesi, et see oli ikkagi Sadolini spordijoon oli puu püsti täis, et nagu korvpall läheb jätkuvalt korda, mis on üliäge. Räägib asjadest, millest on häguselt kuulnud. Jah, et selles mõttes, et see on nagu fakt, et kui siin oli see väike välistreenerite periood, mõõnaperiood Raplas, siis pealtvaatajate arv kahanes, mängijad ei uskunud enam nii palju, aga kõik see kogukond seal on nüüd kinnitanud, et Nõmme tulekuga selle hooajaga, see kompott on see tegelikult hea, mõned välismängijad, paar noormängijad, paar sellist parimas heas mängijat, et see kõik tegelikult meeldib rahvale ja kui nad vähegi saavad selle raha ja eelarve seal kokku, siis ma arvan, et vähemalt samal tasemel ollakse igal juhul. Ja miks siis meie Euroliiga kohtunik Rain Peerand ja oma sisemise LeBron Jamesi üles leidis, et hakkas ringi käima, et sina lähed ära ja... No võib-olla tahetakse ka sellist välismaa korvpallikultuuri siia natuke rohkem tuua. Kohtunikud, hoidke tagasi. Teie pärast ei tule inimesed saali. Inimesed tulevad show pärast saali. Teie ei ole show osa. Krahi rubriigis on vaja teemaks võtta autoralli ja Kollane Maja on meil siin väga-väga asjakohane hetkel, sellepärast, et Kanaari saarte värv teatavasti on kollane. Las Palmase jalgpalliklubi staadion, kus ka siin Kanaari saarte rallil autod seal kõrval vähemalt sõitsid, on teatavasti kollane, spordisaal on kollane, kõik, mis on spordiga seotud Kanaari saartel on kollane ja samas kõik, mis on seotud Hyundai rallimeeskonna tulemustega Kanaari saarte kollasel rallil, oli seda puhku kõik punane. Või must. No jah, kumb. No igatahes täiesti. Must lipp on vaata disklahv, seda ei olnud. No sisuliselt oleks võinud ka seda lehvitada, sest et ega Toyotadele nagu absoluutselt vastu ei saanud, et siin natukene sai ajusagaraid ka raputatud ja nii ühekülgselt või domineerivat rallit isegi ei mäleta ja praeguse hetke... See oli jalgpallis 0-6. Ma arvaks isegi, niisugune Mainzi saun, 0-8 isegi, et siin kui tuua vuti paralleele, et natuke on isegi kahju, et Sami Pajari laupäeval vist oli siin rajapiirdes sõits, et oleks äkki saanud näha ajaloo teist viisikvõitu, on see sõna või? No päris kindlalt oleks saanud. Tegelikult see Mainzi 0-8 ei ole õige paralleel on ikkagi 2014. aasta MM-i poolfinaal Brasiilia-Saksamaa 1-7. Sellepärast, et tegelikult vastamisel 2 tippvõistkonda, aga üks pani teisele nii konkreetselt ära nagu part konnale, nagu Eesti spordiajakirjanduse klassikas öeldakse. Ühesõnaga jah, ma isegi ei tea, kus nagu Hyundai'st nagu kinni hakkad selles suhtes, et siin ega nad ise ka. Ralli eel nagu oli need murekohad olid nagu mingid märgid,
Otsin krimpsutas nina ja kõik. Ka veits ettevaatlik. Ja, aga nagu, et see nagu nii suur lõhe saab tulema, seda ei paistub mitte kusagilt. No minu arust kõige kummalisem on nagu see väljaütlemine, mis Tänak ja Neville ütlevad seda, et eeltöö oli tegemata, aga miks see tuleb nagu tiimi poolt ka selline lause, et me valmistusime kehvasti ette, me olime liiga rahulolevad, et mille pealt te rahulolevad olite, et seda autot, selle sama uuendatud autoga on sõidetud vaid ühe korra Rootsis, midagi imelist seal ei tehtud. Keenias saadi seal paar poodiumi kohta, aga see oli ka selle õnnega pooleks, et Hyundai ei ole kindlasti praegu sellises positsioonis, mille pealt kuskil loorberitel puhata, et selles mõttes see ettevalmistus oli jah kummaline, kas neil on siis aega, neil on tahtmist, natuke nagu jäi seal selline mulje, et mindigi natuke lohakalt peale, mis on muidugi üllatav. Seda autot enam ju teab, mis palju paremaks tuunida ei saa. Ma saan aru, et need võimalused on suhteliselt ära kasutatud. No jah, kui me räägime nagu juppide vahetamises, siis jah, seal on Hyundai vist üks jokker, mida saab kasutada, aga nüüd on see häda, et auto on selline habras süsteem, et kui sa mingi osa ära vahetad, see mõjutab ka kõiki teisi, et sa pead hakkama seal... Võtad 4 ratast ühe ära, ülejäänud 3 ei saa hakkama. Jah, tasakaal on paigast ära, et utreerides sisuliselt niimoodi see nagu tippkonkurentsis käib. Inseneriteaduse rubli. Et ainuke, mis nagu Hyundai teha saaks, on siis kasutada väiksemaid rallisid, aga samas Kanaari-teel nii Neville kui ka Formaux käisid ju Hispaanias koha peal võistlemas ja nagu näha, tolku ei midagi. Seal oli kohe algus pealegi juttu, et nagu otsest kasu sellest ei ole, aga tegelikult märgid olid mingis mõttes head, et midagi sealt pidi kätte saama, aga võib-olla kõige suurem lootus on see, et sellist rallit lihtsalt ei tule enam, et nüüd tulevad 7 kruusarallit jutti. Spetsiifilised. Ja see selleks, aga jah, et seal nad siis väidetavalt siis Demaison ehk siis tehnikadirektor ütles, et see uuem auto ongi nagu siis selliste kruusarallide jaoks ehitatud, mis nüüd tulevad, siin on Portugal, Sardiinia, Eesti, et seal peaks hakkama nüüd ilgelt paugutama, aga vaadates senist trendi, siis julgeks sinna kohe raha asetada ja võib-olla teine külg on see ka, et äkki see auto mitte nii hästi töötamine poleks siis välja tulnud, kui Toyota poleks nii palju ülejäänud või Toyota poleks oma tööd nii hästi teinud, sellepärast et näiteks M-spordist oli ju Hyundai ikkagi sama selgelt üle, kui oli Toyota Hyundaist. Mida on võimalik Hyundai'l nüüd teha, et see auto kruusal tööle saada? Sest tõesti 7 kruusarallit on tulemas, näevad kõik spetsiifilised, välja arvatud Rally Estonia, mis teatavasti niivõrd spetsiifiline ei ole, sellepärast, et ta on oma. Huumori vastus on, et otsida üles kõik kirikud maailmas ja viia hästi palju küünlaid kohtadesse. Okay. Minu jaoks on nagu naljakas, et kui optimistlik ikkagi Demaison oli tulevikku vaadata, sellepärast, et võib-olla ta siis teab midagi rohkemat, aga kui sa võtad nagu tänavuse hooaja nagu aluspõhjaks, siis mille pealt see kruusarallide enesekindlus peaks tulema? Seal on see vahe, et me rääkisime sellest Kanaaride rallis ka, et see on nagu nii ütleb sirgjooneline ralli, et seal nagu lihtsalt see jõudlus ja võimekus tulebki nii selgelt välja, et seal ei ole mingisugust varieerimisruumi, et sa kuskil lased kurvi pikaks või midagi, et seal sa sõidad mööda ühte joont ja kõik sõidavad ühte moodi. Seal ei ole mingeid muid faktoreid, et kruusarallidel on seda voolavust rohkem, kui auto võib-olla ei ole nii hästi tasakaalus, ei ole nii hästi kontrolli all, siis seal saab ikka seda rohkem kurvides mudida, varem külje ette keerata, mida iganes, et seda seal ringrajalikul asfaldil teha ei saanud näiteks. Jah, ja sõitjal on korrigeerimisvõimalusi rohkem, aga samas, kui me võtame nagu selle Eesti rallifänni seisukohast selle kõige muret tekitavama koha on see, et Tänak on nüüd nii Kanaaridel kui ka tegelikult ka eelnevatel rallidel, meenutama Monte väljaütlemisi, öelnud, et kui auto ei ole temaga nagu tema jaoks 100%, siis ta ei tunne ennast mugavalt ja ta julgeb vajutada. See auto ei ole talle kunagi on 100%, et see ongi nagu kõige halvem asi selle juures. Ja praegu me räägime sellest, et olgem ausad, Ott oli Kanaaridel kõige kehvem vend. Sest et Neville jäi ta selja taha sellepärast, et eelviimasel katsel purunes ref ja võrdlus M-spordi meestega, andke andeks, see ei ole maailmameistril kohane. Ehk siis, see on nagu see lähtepunkt hetkel. Ta on MM-sarja kõige kehvem vend. Ja kui me vaatame nagu üldpilti, siis nagu kõige... et kui me vaatame üldpilti, siis ikkagi kõige suurem mure on see, et isegi kui Hyundai saab oma auto normaalselt kruusal toimima, siis Toyota ei anna ju nii palju järgi, et Hyundai peaks hakkama nende üle domineerima kuidagi. Ja kui me vaatame juba, et tipus on Evans on kuskil juba valgusaastate kaugusel, nüüd Rovanpera tõestas ka, et ta on tagasi mängus, siis on juba kaks tüüpi, keda individuaalses arvestuses püüda, pluss siis see Toyota võimas masin sinna juurde panna, siis seis ei tundu sugugi hea, aga siis loodame, et siis nende klišeede esitajate, rallispetsialistide stsenaarium läheb siis käima, et nüüd algab alles tõeline hooaeg nende kruusarallidega, aga mina julgeks sinna praegu panustada. Aamen. Reibas rõõm.
Pressisektor on otsustanud täna rõõmustada Eesti Jahtklubide Liidu tegevuse üle. Just nimelt võetakse härjal sarvist kinni ja hakatakse intensiivselt, sihikindlalt liikuma kauni eesmärgi suunas. Kokku on pandud vägagi korralikuna tunduv projekt Eesti purjetamine Los Angelese olümpiamängudele 2028. 5 erinevat paatkonda on selle jaoks valmis seatud ning on, mis väga oluline praegu, rohkem kui 3 aastat enne olümpiamängude algust on nendele paatkondadele leitud rahastus ja antakse neile kindlustunne, et nende asi on sporti teha ja alaliit hoolitseb muu eest. Ja säärast suhtumist Eesti alaliitude poolt, mida rohkem me näeme, seda tugevam Eesti sport on. Ja, et naljaga poolest, kui ma esimest korda seda projekti nägin, siis ma mõtlesin, et see on umbes selline nagu Eesti bobitiimi pandi kokku, aga see võrdlus selles mõttes ei päde sugugi, sellepärast, et seda alustati nullist, aga siin on juba punt purjetajaid, kes on küll noored, aga on juba teinud ka rahvusvahelisel tasemel täitsa korralikke tulemusi ja selline, ütleme, kogemus on neil olemas ja pluss see nüüd rahaline kate ka, et selle pealt on nagu jälle klišeed kasutades hea edasi minna, aga jah, et selles mõttes igal juhul tasub seda Jahtklubide Liitu kiita, sest nagu ütles Sven Nuutman, siis see on ehe näide, et raha ei ole maailmast otsa saanud, see tuleb lihtsalt üles leida, ja nende kohale tuua, aga eks siin on mingid nüansid mängus ka, et see purjetamine on natuke selline omaette ala ka, kus on selliseid entusiaste, rikkamaid entusiaste ja see õnneks nad siis tahavad sinna raha panustada ka. Ja teine asi, et Eestis on väga selged purjetamise traditsioonid, nii kui me räägime võistlusspordi näol ja teine asi, natukene suvisel ajal mööda Eestit ringi sõita, mere äärseid sadamaid vaadata, siis jahte on seal omajagu, mis tähendab, et ka see, ütleme, üldse harrastusmeresõidu kultuur on kõrge ja eks selle kõige peale saab purjetamine kui spordiala toetuda, aga ikkagi seal on vaja seal juhtkonnas seda initsiatiivi, kes sellega ära vormistab selleks, et ainult nagu loota, et meil on kuulsusrikas ajalugu ja palju paat, et selle pealt midagi ei tule. No vehklemises loodetakse ka, et meil on kuulsusrikas ajalugu ja palju mõõkasid, aga lõpuks ometi keegi teine võtab ka selle teema üles, mitte mina. Mäletame seda eelmise nädala suurepärast, tegelikult ka, hüppame korra sinna, vastupidi näide. Eelmine nädal Tallinnas U23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused vehklemises. Ja Eesti Vehklemisliidult me saime selle kohta, kui ma õigesti mäletan, 0 pressiteadeti või pressiinfot. Minu poiskest ei olnud ühtegi. Et lihtsalt, et sul on suur võistlus, sul on korralik Julia Trinova väga hea tasemel, vehklemise imelaps oli võistlema. Eelneval MK-etappil oli Eesti meeskond alistan maailma esinumbrid. Jah, kõik olemas, aga mitte midagi ei tehtud. Ja nüüd paneme siia just nimelt kõrvale Jahtklubide Liidu, kellel tegelikult ühelgi neist sportlastest veel ju mingit sellist säravat tulemust ette pole näidata, on lootus, aga see lootus on pakendatud väga viisakalt, asjalikult ja kenasti raamistatud ja nüüd on selle pealt võimalik LA olümpia suunas liikuma hakata. Jah, ütlemegi Jahtklubide Liidu president Sven Nuutman ütles ka hästi, et ega alla medali ei saa välja hõisata, muidu meedia ei tunne huvi. Ütleme, igas naljas on teraket tõtt. Aga mina ütleks, et kogu see Jahtklubide Liidu praegune tegevuskava on selline hea sümbioos, ütleme, Kersti Kaljulaidi ja Urmas Sõõrumaa visioonidest. Mis ma selle nagu silmas pean see, et Kersti Kaljulaid, kui TOK presidendiks kandideeris, siis oli väga selgelt, et on vaja mõelda pikka plaani, kõik ära kaardistada, arengukavad, ühesõnaga nagu väga süsteemne lähenemine. Ja siis meil on Urmas Sõõrumaa lähenemine, kes oli see, et mul paar sõpra on, viskame milku alla ja tuleb. Et siin on nagu see kuidagi nagu selles suhtes kokku saanud, et Jahtklubi Liit pani selle kõik asja paberile ja siis Sven Nuutman, kes eelmisel aastal see Jahtklubi Liidu presidendiks, on president ametimetus seal just, et tal ikkagi on need nii-öelda vanad tutvused olemas, kelle ta sai endale paati, hea nali, et 5 toetajat on tal selgelt nagu taga ja ütles, et 3-4 toetajat on veel järgmine aasta juurde tulemas, kes on praegu nagu ukse taga ootamas. Ehk siis see on selles mõttes nagu hea sümbioos, et sa saad kõik selle asja nagu ära joonistada, esitleda ja siis on ikkagi see, et ütleme nii, et suvalise inimese juurde minnes öelda, näete, 4 aasta pärast võib tulla medal, andke 100 000, ega sind ikkagi saadetakse kukele, et seal loeb nagu see isiklik suhe ka. Et seal ei ole päris kõigiga, ei ole sinna 2008 olümpiani seda lepingut sõlmitud, aga ütleme 28. Jah, just, aga ütleme, et suulised kokkulepped on olemas, on lisa tulemas, nagu Karl viitas ja tegelikult see annab sellele pundile ikkagi mingisuguse kindluse. Plussis oli see, et nii Nuutman ise kui ka toetajad rõhutasid seda, et see 2028 on nagu esimene selline väike sihtmärk, aga samas ärge tundke noored pinget, et te peate seal kohe tingimata kõik peale saama, tingimata seal medali võitma ja nii edasi.
sellepärast et lõviosa siit on 20-ndates, mõni isegi 19 ja üks ainus noormees, tema on alles 17, et seal on vähemalt 2 või 3 olümpiajagu teoorias aega, iseasi, kas seda kannatust ja siis seda ütleme toetajate nii-öelda indu nii kauaks. Jah, aga purjetamine on selles mõttes tõesti pika vinnaga spordiala, kui vaadata ka nüüd Pariisi olümpiamängudel Eesti purjetamist esindanud Ingrid Puustat ja Karl-Martin Rammot, kelle mõlema jaoks oli 4. olümpia, et nad alustasid 2012 Londonis, nii et aega on ja õnneks on ka projekt. Mornmure. No tegelikult nii hullust ei ole, aga väikene mure ikkagi on ja sellepärast kurling sedapuhku meil ka mure rubriiki liigitub. Eesti kurlingupaar Maria Kaldvee ja Harri Lill on Kanadas jätkuvatel maailmameistrivõistlustel olukorras, kus sõelmängudele jõudmiseks on vaja viimastes kohtumistes väga selgeid õnnestumisi. Sellepärast, et kuigi turniiri alustati 3 võiduga, tõsi, need kõik vastased olid ka need, kellest võis eeldada, et Eesti jagu saab, siis sellele järgnesid kaotused esmalt Šveitsile ja siis Austraaliale, millele õnneks omakorda järgnes keeruline, aga väga vajalik võit Jaapani üle. 4 võitu, 2 kaotust on hetkel Eesti saldo. 10-liikmelisest alagrupist sõelmängudele pääsevad ainult 3 paremat ja selleks, et sinna jõuda, on kindlasti vaja võita Norrat ja ilmselt ka Tšehhi. No Tšehhi võiks ikkagi kotis olla. Aga jah, Norra ja siis USA on meie 2 vastas, kus tuleks natukene, mis natukene, võita on vaja, räägime asjadest nii nagu on. Ja kokkuvõttes ongi see... Ja meil on see, vaata, särtsakalt ja otsekohest. Särtsakalt, õige. Et olümpiapileti pärast tõesti muretsema ei pea, aga... See peaks juba suht koht korras olema. Pigem peaks olema just, aga me räägime ikkagi sellest, et tegemist on valitsevate MM-hõbedatega, nüüd selgi MM-il medalimõtetega peal oldi, ehk siis kui nad sõelmängudele ei saagi 6 parema sekka, siis järgmine nädal on krahhi rubriik. No ma ei tea, kas me nii julgeks läheks, aga jah, et MM-i 8 hulka tulemist ma nüüd krahiks ja liigitaks. Et pigem see mure on siis selles, et ootused on suhteliselt kõrged, sellepärast et tavaliselt on läinud neil üsna lepase reega siin enamikel turniiridel, tippturniiridel eelmise aasta MM-il, et see nüüd ütleme seal näiteks Hispaania vastu, kes on 0 võidu peal siiamaani üsna väristati, seal viimases mängus anti tegelikult ju korraks päris kindel edu seis ära, 7-3 oldi peal, 7-7 viigi peal, et seal on olnud sellist natuke ootamatut suurt värinat, aga nagu jah, meie kurlinguekspert Ville Arik on kirjutanud, siis võib-olla ei pruugigi enam vaja olla võita, et saada olümpiale, aga ma arvan, et Kaldvee ja Lille jäänud kindlasti sinna Kanadasse selle plaaniga, et okei, me tahame olümpiapiletit, aga minimaalselt ikkagi ju nii-öelda play-offidesse. Vaatame, kuidas need mängud lähevad, elame muidugi kaasa, aga võib-olla keskendume nüüd, sest see sportlik olukord on suhteliselt selge, on ju, aga natukene rääkida sellest, et tegelikult milline kurlingu propaganda see praegune MM on nüüd olnud. Et siinkohal nüüd tuleb öelda, et Rahvusringhäälingu ekraanil nähtavad mängud on aidanud seda mängu ikka väga palju rohkem selgemaks teha. Ma kuulen praegu enda sõpradelt, tuttavatelt, üks päev hommikul siin meediamajast välja astudes Kristjan Kold ütleb mulle, et kuule, eile vaatasin kurlingut. Väga äge oli. Nagu Kristjan Kold seda ütleb. Ma liiga hästi järele ei teinud. Aga tegelikult ma kuulen ka muudelt inimestelt, kes tingimata nii palju sporti ei jälgi, et nad on sattunud peale ja jäänud vaatama. Sellepärast, et sellel mingisugune nagu liimiv efekt on küljes sellel kurlingu mängul. Et see propaganda just selles kõige paremas mõttes, et ise jääd ka kuulama, et ma võin tunnistada, et ma ei ole kurlingu ekspert, aga kuulad, vaatad täitsa. Just nimelt kuulad. See, mida nad jää peal räägivad ja kuidas suhtlevad, seda on õudselt huvitav seda kommunikatsiooni kuulata. Väga vähe tegelikult selliseid spordialasid, kus kogu seda suhtlust sul tuuakse väga hästi koju kätte, et sa kuuled kõik nüansid ära, mida arutatakse, kuidas arutatakse ja muidugi vana hea, et kui sa mängid siin, ma ei tea, Austraaliaga või ütleme siin Šveitsil oli ka välismaalasest treener, siis ka kogu vastaste jutt oli inglise keeles, millest sa tegelikult saad aru. Ja eile jaapanlastega oli veits keeruline. Jah, möönan, aga näiteks kui meil siin täna õhtul on USA-ga mäng, tegelikult see pole huvitav, sest sa saad ammutada, kui keeleoskus on suus muidugi, kõik ei saa, aga sa saad ammutada mõlema poole infot ja sa saad aru, mida üritatakse teha ja mis välja tuleb, sest et ma kiidan tegelikult ka ETV kommentaatorid, kes ju ei ole põhikoga kommentaatorid, aga nad suudavad ikkagi ala nüansse selgitada, sest aga nemad ju ka alati ei tea, mis viset või mida minnakse planeerima, aga ütleme, sealt jää pealt tuleb info, sa saad Kaldvee Lille käest kätte selle, mida minnakse tegema, siis sa hakata vaatama, kas tuleb vise välja või ei tule vise välja. Ja siin ma tahan tuua nüüd selle sportliku aspekti korraks mängu tagasi. Kaotusel on pahe. Ehk siis, kui sa kaotad sellepärast, et vastane teeb ülihäid viskeid, siis on piltlikult, et kaotus on, ütleme, aktsepteeritav.
aga kui sa kaotad sellepärast, et su enda visked välja ei tule, mis on siiamaani olnud nüüd Šveitsi ja Austraalia allajäämiste põhjuseks, siis see on see, vaata, miks me liigitame seda ka natukene murerubriiki. Ise on käest antud. Ja eile see Jaapanis, kui võeti ise powerplay ja Harri Lill lihtsalt viskas mööda. Et sellised lihtvead on need, mis juba Kaia Kanapi aegadest saadik on Eesti spordisõpra närvi ajanud. Tähtis teema. Veidi pikemalt võtab pressisektor täna ette Eesti meeste jäähokikoondise toimetamised kodusel MM-turniiril. Alustati 6-1 võiduga Hispaania üle, seejärel alistati 6-2 Horvaatia. Need olid tulemused, mis ei olnud ootamatud. Tõsi, nende esituste ladusus ja skoori tegemise rohkus olid sellised kerged meeldivad üllatused. Teisipäeval oldi vastamisi Leedu meeskonnaga ning too kohtumine pärast tasavägist võitlust kahjuks 1-2 kaotati. Aga nüüd olen ma see tegelane, kellel on klaas alati pool täis ja mitte kunagi pool tühi. Ma ütlen, et see 1-2 kaotus Leedule näitas Eesti meeskonna väga selget edasiminekut eelmise aastaga võrreldes. Aasta eest mängiti Leeduga samuti MM-il, kaotati 1-6 peale visked 17-33, eile oli peale visked Eesti kasuks 36-13. Ma just mõtlen, sa kasutasid sisse sõna tasavägine mäng, aga nii palju kui mina olen nüüd lugenud kommentaare, ma mängu ise näinud, aga nüüd tipphetkedes ma olen järgi vaadanud. No ei olnud tasavägine, Eesti oli üle. No skoori mõttes oli tasavägine, jah. No skoori mõttes oli tasavägine. Aga mängupillis oli Eesti parem. Mängu domineeris Eesti, aga jah, see lõppviimistlus oli see, millest praegu natukene puudu jäi. No kapten Rooba oli ka igal juhul ju positiivne ja selles mõttes on sinu positiivsus, ma arvan, põhjendatud ka, et mäletan, kui me siin turniiri eel rääkisime ka sellest, et kas äkki õnnestub turniir võita, siis sina Ott oli pigem, et see on niisugune raske väljakutse, aga just see, et see nooruslik meeskond, uued noored tulevad peale, et see on ju tegelikult see stsenaarium on rakendunud ja selle üle tasub rõõmu tunda, et kui me sel aastal ei võida seda turniiri, siis järgmisteks aastateks annab see justkui rohkem lootust. Ja näide ka, et kuidas üks hea näide edasiminekust on see, kuidas Leedu meeskond mängis eile Eesti esiviisiku vastu, kus on siis Rooba mängib keskründaja koha peal, mis ei ole tegelikult tema tavapärane positsioon, klubis mängib ääreründajat. Ja siis nagu ta ise ütleb, tema ümber on smurfid. Et tal on seal need 18-20 aastased kutid igal pool ümberringi, muuhulgas ühel äärel Burkov, teisel Timofejev ja Kulinintsev on kaitses näiteks. Kõik 18-22 vanuses. Ja kuidas selle viisiku vastu Leedu mängis terve mängu spetsiaalselt ühe oma kõige parema kaitseviisikuga. Ehk et kindlalt vahetati, kui Rooba ja Smurfit oli platsile, Leedu vahetas teatud koosseisu nende vastu, sellepärast nad kartsid teda. Rooba ütles pärast mängu, et ühe korra oli need õnnestub vahetustega leedukaid ninapidi vedada, et nad said mängida mingi muu viisiku vastu, kohe tekitati ohuolukord ja nagu Rooba ütles, et nägin, kuidas Leedu peatreener pingi peal märatses selle peale, et vahetustega. Aga vaata, kui selliseid võtteid hakatakse sinu vastu kasutama, see näitab, et on mingi tase, mida vastane aktsepteerib, arvestab, äkki isegi natukene pelgab ja see on edasiminek ausalt ja just mõt see meeskond on ju veel noorem, kui ta eelmine aasta oli, aga mängib praegu paremini. Kas Timofejev ja kompani on selle hüüdnimega rahul ka? Ei ole veel küsinud, aga jäähoki on selles mõttes lihtne, et kui meeskonna kapten ütleb, siis nii on. No see on vist igal pool tiimispordis suhteliselt niimoodi. Ja seda osas tasub meelde tuletada seda kõigile Eesti spordis osalejatele. Aga ja rääkides korraks sellest... Ka erinevate käsulaudade seadjatele ja sõnastajatele. Aga turniiri... Et meeskonna sport on selline autokraatlik valdkond. Lõpetasid? No praegu küll, jah. Väga hea. Nii, turniiri... Ootan, kuni reedel EOK oma selle strateegia avaldab, siis hakkame uuesti vaatama. Turniirist rääkides tegelikult hea asi on ka see, et kuigi nüüd kaotus tuli, siis tegelikult ju, ütleme, šansid alagrupi võitmiseks läksid kehvemaks, aga ma ütleks isegi, et nagu lootus selle võitmiseks tõusis selle mängu tagajärjel. Selles mõttes, et me näitasime, et Leedu vastu on võimalik mängida, me domineerisime ja nüüd tõsi, Domino klotse peaks palju hakkama paika loksuma, et meie peame võitma Lõuna-Koread, kes... Ja ilmselt vähemalt 2 väravaga, äkki isegi 3. Just, ja Lõuna-Korea peab ise kaotama... Ei, Lõuna-Korea peab omakorda võitma Leedut. Jah, just niipidi. Et tekiks surnud ring 3 vahel ja siis, et Eestil peaks olema seal omavaheliste mängude väravate vahe kõige parem. Ja tegelikult on vaja sellist 2 või 3 võrralist võitu normaalajal Lõuna-Korea üle, mis on väga keeruline ülesanne, aga ausalt jah, see... Aga selle lootus on suurem nüüd, kui enne Leedu mängu. Sellega nõus, ja. Hiina võitmine peaks praegus seisus olema juba selline, ütleme, kui sealt võitu ei tule pettumus. Et eelmine aasta võideti Hiinat ka Vilniuses ja praegu siin vaadates Hiina esitusi selle turniiril, siis Eesti võiks neist üle olla. Ja. Aga kokkuvõttes on jäähoki meeskond, et harva näeb
ju tegelikult spordis, kuidas see jõuline noorenduskuur niivõrd kiiresti toimib. Aga praegu on näha, et see meeskond toimib ja teine on see, et kuidas see meeskond suudab sütitada kaasteelisi. Jäähallis üle 3000 pealtvaataja Leedu mängu vaatamas, väga vinge atmosfäär, mängijad pärast mängu eraldi tänasid, olles samas ise väga pettunud, sest et oligi, et kuigi mängiti tõesti nagu palju paremini kui aasta aega tagasi Leedu vastu, siis mängijate pettumus oli palju suurem ilmselt kui selle 1-6 kaotuse järel, et siis pole mingit varianti, aga praegu, kui sa võidad peale, viskad 36-13, teed vastase väravahist kangelase vist. Ütleme nii, et kogu see, Hokiliidu organisatsioon paistab olevat sellist innovatsioonilisest tuules, siis et tegelikult seda jällegi siis heas mõttes seda propagandat tehti juba kõvasti enne turniiri. Mina nägin näiteks siin Kalev Cramo kanali kaudu, kus Indrek Reinbok kutsus pealtvaatajaid jäähalli, siis ütles, et tema läheb vaatama, tulge teie ka. Nina Petrõkina, Genka. Just sellised asjad, et seda saadakse sellest rollist siis aru, et alaliit ja see võistlus peab olema ka nähtav erinevalt siis Vehklemisliidust näiteks. Ja turundusosakonda peab Jäähokiliidus või äkki nad on sisse ostud selle jumal, see teab igatahes väga õigeid lükkeid on seal tehtud, et sa kasutad just hokiväliseid mõjutajaid, tegureid, inimesi, Ragnar Klavan, William Trillem, kõik, kes siin nagu tehtud on. Aga mis nagu kokkuvõttes Eesti jäähoki võib-olla kõige suurem saavutus on see, et tegelikult on suudetud suhteliselt nullkohast üles ehitada Eesti jäähokikultuur. Mina mäletan, ma käisin 98. aastal koolipoisina vaatamas Linnahalli jäähallis toimunud MM-turniiri, mis oli esimene kord, kui Eestis MM-i korraldati pärast iseseisvuse taastamist. Ja see oli selline koht, kus saalis kaikus šaibu. Eesti nimega mängijaid meeskonnas oli mõni üksik, ma nüüd peast ei mäletan, ma pakun, et 2-3. Toivo Suursoo mängis ka tollel turniiril 7 minutit, aga ta nime järgi küll eestlane, aga tegelikult rahvuselt on venelane. Et tegelikult oli jäähoki samas seisus, mis jalgpall. Ehk et Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal oli see spordiala Eesti jaoks ja Eesti selle spordiala kultuuri mõttes täiesti ära katkestatud. Erinevalt võrkpallist, korvpallist. Ja oli vaja hakata uuesti üles ehitama, et esmalt küll toetuti sellele Vene aja riismetele ja selle pealt tehti ka mingeid tulemusi, aga on suudetud need okupatsiooniaegsed hoki mingid asjad, mis sealt alles jäid ikkagi nüüd kaasa võtta, uuesti üles ehitada ja rajada nendele nüüd korralik, tugev, mõistlik, väärtuspõhine vundament. Ja see, et praegu oleks jõutud mingisse punkti, kus on nagu siiras tekkinud lootus, et on variant jõuda maailmas siis sinna tasemele 17-22, et selle on reaalne võtta vähemalt see eesmärgiks, näitab omakorda seda, et kuivõrd pikalt võistkonnaspordis mingisuguse asja ehitamine üldse aega võtab, kui me räägime koondise mingile tasemele viimisest. Ja kui rääkida üldse hokikoondise seisus, siis paratamatult siia lõppu on võib-olla hea mõttekäik, et mis kõik võiduks, kui Kristjan Kombe, kes on visanud Soome meistrivõistluste finaalis 3 mängu 3 väravat, saaks ka koondist aidata. Jah, aga meeskonnas on siis 3 mängijat, kelle vanus algab numbriga 3. Ülejäänud on kõik nooremad, et see on kõva asi. Nädalavahetuse top. Nagu ikka, pressisektor vaatab saate lõpetuseks otsa eeloleval nädalavahetusel toimuvatele tähtsamatele spordisündmustele. Korvpallis lähevad poolfinaalseeriad lahti reedel Tartus, laupäeval Tallinnas. Jaa, minge saali, sest vähemalt ühes seerias läheb põnevaks. See on siis Tartu TalTech. Yeah. Mitu mängu tuleb? 5. Väga hea, kui nii läheb. Jalgpallis pühapäeval Nõmme Kalju FC Levadia vooru keskne kohtumine eelmine nädal jalgpalli kõrgliigas oli selles mõttes liigale väga tervendav, et tappa said nii Levadia, Paide kui ka Flora. Ehk et tabeli esikolmik kõik kaotasid ja see mõjus tabelile väga niimoodi mõnusalt, tõmbas kokku asju. Nii, snuuker. See on sinu põhiala? No, maailmameister nädalavahetusel selgub, poolfinaalid algavad neljapäeval, tuleb... Kas sa julged öelda, kes võidab? Ei julge. Jäähokis, nagu öeldud, neljapäeva õhtul Eesti versus Lõuna-Korea ja reede õhtul Eesti-Hiina. Mulgitrifti oled kirja pannud, Karl, siia? Mulgitriftil on kirja pannud. Midagi uut ka. Nädalavahetusel Viljandimaal ei tule praegu ringraja... Raassilla motokeskus. Minge kohale vaadake midagi uut, eksperimenteerige, hingake seda kummi ja bensiini lõhna. No võt, pressisektor on tagasi nädala pärast. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.